tere hommikust, kell on 8:07, mingi tund 20 ärkasin ja täna on meil 18. detsember. Meil on täna nii külm ilm, meil on 16 kraadi sooja, aga see 16 kraadi siin on väga külm ja me lähme Veinikasse, me hakkamegi mingi 1,5 tunni pärast sõitma ja ma võtsin Veinikasse kaasa kodust ilusa roosidega kleidi, ühe kleidi võtsin veel. Ühesõnaga ma juba kujutasin pilti, milline ma siis Veinikal veinisõnusest välja näen, aga kuna ma ei arvestanud sellega, et me tulime põhja poole, siis põhjas ongi külm ja aina külmemaks läheb. Nii et ma pean vaatama, mis ma nüüd siis selga sinna panen. Aga samas ei peagi olema midagi fancy't veinistanduses, nagu ei, ma lihtsalt tahtsin, et mul oleks veid siukest Itaalia vibe, et annaksin nagu riietuse poole pealt ja kuidagi, et see vein ja siis see riietus, et tahtsin jah, et see annaks siukest itaalialikku vibe'i, mis iganes, aga pole hullu. Ma lihtsalt loodan, et täna vihma ei hakka sadama. Praegu küll ei näita, et vihma sadama peaks hakkama, aga ühesõnaga vaatame. Aga nii mõnus on olnud kuidagi magada ja mul on nii hea meel, et ma viimased 2 päeva mingi 7 tundi olen ilusti und täis saanud. Mul enne seda, kui mul vanemad siia tulid, siis mul väga pikalt uni laperdas. Viimased nädal aega enne nende tulekut ma sain nädala aja peale kokku mingi 8-10 tundi und. Et mul on hea meel, et lõpuks ma tunnen, et mu kehaga tunneb, et ma võin kauem magada, et ta saab puhata, et ta saab reaalselt puhata. Ja jah, nii mõnus on ärgata iga hommik erineva spoti peal. Okei, no homme hommik märkame ka sama vaatega, on ju, aga lihtsalt see, et iga hommik ärkad üles ja siis sul on nagu meelest nagu läinud, kuhu sa eile üldse tulid ja siis see tõmbab kardinast, oled nagu jaa, eile ma tulin siia ja siuke nagu hästi kuidagi huvitav tunne on hommikuti ärgata, aga väga mõnus on. Mul tuli eile sellelt jalanõult see kaunistus pealt ära, mis tähendab seda, et me peame kuskile kaubanduskeskusesse minema ja uued lahtised jalanõud mulle vaatama, sest ma tahtsin nendega täiega täna tegelikult Veinikasse minna. Aga nägu on pähe tehtud ja kohe teine hingamine sees. Me oleme kõik need poed siin läbi surfanud, kõik need poed, mis siin tänavatel on. Ühes poes oli 42 number ja proovisin seal erinevaid, aga ei olnud ikkagi päris see. Ja käisime just ühes kaubanduskeskuses, mis näeb hiiglaslik väljast vaadates välja, aga tegelikult ainult ühe korruseline või 2 car park ja siis on ühes põhimõtteliselt 3 poodi ehk jah, aga ega siin ei olegi midagi muud, kui et pean panema lihtsalt oma valged kossid, ikkagi oma selle teise topi, mis ma algselt tahtsin panna. Ja ma veel mõtlesin kodus, et peaks need kuldsed kivikestega nagu lahtised elanud kaasa, et ma olin nagu pole nii palju grammi vaja kaasa võtta. Praegu oleks nagu perfect olnud. Et mul oli 2 outfiti ideed nagu välja mõeldud kaasa nagu võetud, aga unustasin oma sõbranna juures ka läbi käia enne tripile tulekut, et oma ühed lemmikud kossite käest tagasi võtta, mis ma laenasin talle. Natuke nüri on see, et ei ole nüüd päris need outfitid, mis planeeritud on, aga ma ei viitsi siin aega ka panna selle alla, et siin mingisuguseid riideid või kosse hakata otsima, et outfit tegelikult hea isegi, et ma oma toppi vesse ei saanud panna, sest et siin on tegelikult päris tuline, praegu on vaikne, aga mõnus sossu on. Siin ka panin oma käekotikese, valged kossid, mustad lükad, must kampsun ja siin all on siis ka see kirssidega topp. Nii et tegelikult kõik on ok. Hakkame siis vaatama, lähme ostame piletid ja jah.
tulime siia veiniistandusse ja siin on üldse eelbroneerimisega, ehk siis ei saanudki tuuri, ei saanudki veine testida. Mina ei oleks niikuinii olnud, et just vanemad, aga kahjuks jah, kõik on siin tänaseks ja homseks ka juba ära bukitud, et laupäeval oli esimene vaba aeg, aga me ei ole laupäeval enam siin kahjuks. Aga pole hullu, saab proovida ikka ja mul läks ka täiesti meelest ära. Nii täna hommikul juba 9:30 hakkas tegelikult Mammoth Cave'is juba tuur, mis ma meile ära olin broneerinud. Ehk siis see on see, et kui üks plaan sõidab sisse, et mõtled, lähme homme, siis lähevadki plaanid juba meelest ära. Õnneks ei ole kaugel siit 10 minutit, nii et siis lähme vaatame, kas saame nüüd siis seal selle tuuri ära teha. Nii et vaat nii, aga muidu see veiniistandus on tõesti siin ikka väga-väga suur ja väga ritsilt on seda ikka hooldatud ja väga esteetiline ilus näeb välja. Meil läks veiniistandusega ukse taha ja siis me pidime nüüd siia Mammoth Cave'i tulema, kuhu me ka nüüd tulime ja kuna see oli 9:10 hommikul, siis ma helistasin sinna, ma olin nagu, et läks täiesti meelest ära see. Ja siis nad ütlesid, et helistavad supervisorile, kas me saame still tulla, et see raha pole lihtsalt tagastatav ja peame uued piletid ostma. Aga me ikkagi saime tulla ja nüüd ma sain siin niisuguse puldi, sest vanemad mul seda inglise keelt väga ei räägi. Ja siis ühesõnaga siit tulevad mingisugused see guide räägib siia kõrvaklappidesse vahepeal. Ja jah, mul on väga hea meel, et kõik asjad siin nii üksteise lähedal on, et ei ole mingi pikad vahemad. Ehk siis sealt Vineyardist me sõitsimegi siia ainult 10 minutit. Aga let's explore now. Thank you. Ütleme nii, et me tulime sealt kõige alt, oota ma näitan. Me tulime sealt kõige alt ja siit jalutada. Ütleme nii, et võtab kohtu päris kokku, aga ja see on ikka reitsilt suur, sest et nüüd läheb üldse teisele poole teed see. Nagu teiselt poolt teed läheb edasi veel. Siin on nüüd 2 valikut, kas lähme lühemat teed pidi või pikemat teed pidi. Me otsustasime, et lähme pikemat teed pidi. Siin on metsatulekahjud ikka väga korralikud. Täiesti süsimustad lihtsalt ja nagu näha, siis see puu on mega kõrge ja isegi seal on see veel kahjustada saanud. Päris kurb on see vaatepilt. Aga siin on mingisugune kett ka sellel puul ümber. Vaatame, mis siin kirjas on. Ja neil on siin tegelikult veel 3 cave'i, Jewel, Lake ja Nigli. See Nigli ja Lake, need tunduvad väga põnevad mulle. Ehk siis see Lake One on ka siin Margaretis. See siin on siis Perhi poole sõita. Oodake, ma panen veits praegu selle kaardiga siin puusse ilmselt. Ja Jewel, see on siis veel allpool. Käisime just siin cave'is ära ja siis pärast küsisin paar küsimust ka, mis isa tahtis teada. Mõtlesin aga lihtsalt just for fun teiega ka. Näiteks, et miks ei tohi neid cave'e katsuda. See on see, et nad on õlikihiga üle pintseldatud ja kui neid katsuda, siis need kristallosakesed, mis nende cave'ide sees on, siis need ajaga hakkavad lihtsalt värvi muutma ja see kivi hakkab ise ka siis seda värvi muutma, lähevad aina rohkem oranžikamaks, ehk siis nad ei taasta oma seda nagu seda algolekut, ehk see värv nagu hakkab muutuma. Ja mis küsimused sul veel, et kui sügav see siin on, kui sügav see koobas siin on, siis see on 25 meetrit, 20–25 meetrit, aga üks, mis siin on,
See on siis 62 meetrit sügav. Ja kas inimesed on elanud siin, siis selles cave'is siin inimesed ei ole elanud. Siin on küll laipasid leitud, aga inimesed siin elanud ei ole, et siin on jah ainult loomad elanud. Nüüd võtsime ühe ketsi siit ja siis nüüd lähme vaatame seda ühte teist veiniistandust, mis siin on. Vaatame, äkki saab seal siis piirukesi teha. Mina ja mu friika, et see on mingi lihaburger. Veinitamas on käidud, nüüd me tulime randa. Väga imelised vaated on, aga ma ise päevitama ja ujuma väga ei kimbuta minna või ujumas ma siin ei käigi, aga isegi päevitama ei viitsi praegu minna, nii et chillib autos. Mis see on, saia ossite või? Täistera kuklid. Nii, okei. Chicken, nuudleid. Nuudleid. Papsile täiega maitsevad, need mulle üldse ei maitse selle filmi nuudlid. No, ja muidugi minu lemmikud. Mis see on, need on ka need kuklid, või? Ei ole, õun on see. mango. Mango veel Ja hull. palju odavam, 1,50 tükind. Ahai, delikatessjuust. Okei. Veini kõrvale. Veel juustu, veini kõrvale. Okei. Ja mida mina siis täna valisin on loomulikult kitsejuust. Aga mis konsistentsist on? Ta on Nende tükkidena või? Nagu see fetajuust, mis selles vedelikus on. Ikka see, okei. Aga siin keegi, see on Austraalia oma või? Jaa. Kuigi ma alguses selle esimese veinikaga, kui me hommikul läksime, mis oli täis pukitud, ja siis ma teadsin, et ma nagu seal ei joo. Aga siis see teine veinikas, kui me läksime, siis seal ma ikka otsustasin, et ma lähen, et seal oli hästi chill vibe see värki. See esimene veinikas, kus me läksime, siis see oli nagu hästi esteetiline seal ja nagu mingi etiketi värki. Ja seisid seal laua ääres ja seal jõid. Et aga see teine koht, kus me nüüd käisime, siis see on täpselt siuke õige veinikas, et nagu siuke chill vibe, saad rahulikult istuda. Teenindaja ei ole mingi üles seal löödud, ongi täpselt siukene nagu ta on ja koduriietes särgid, ehk siis see vibe oli palju mõnusam kui see, kus me seal esimene koht nagu käisime. Ja sai erinevaid nagu proovida, aga mingi hetk tundsime, et natuke paljuks läheb, et siis ma ütlesin lihtsalt, et davai, et lähme valgete viinide peale üle ja siis proovisime neid ja siis ühesõnaga paps nüüd valiski sealt, siis võttis kaasa endale selle kõige viimase, sest ma ütlesin, et ma tahan seda valget magusat nagu proovida ja andis mulle 2 erinevat või meile kõigile siis. Ja see, mis paps endale valis, see, et selles on alkoholisisaldus 70-80%, mis on megakange, see on väga-väga kange ja see on ülimagus. See on kõige magusam vein, mis ma üldse joonud olen. See on kõige magusam, ma ei tea, mis asi, mis ma üldse söönudki näiteks olen. Nagu päriselt, et seda magusust seda ei anna nagu mitte millegiga võrrelda, sest et see on nagu kõige magusam asi, mis mul üldse kunagi söönud joonud olen. Aga jah, endale võtsin selle ühe mulli, mida ta kõige esimesena meile proovida kandis ja see on ka hästi siuke mõnus värske ja siuke puuviline. Kuna mu lahtisid jalanud andsid otsad, siis ainuke valik, millega käia, on papsi jala nagu fafa. Siin pesuruumis ei ole praegu mitte kedagi teist minu, nii et saab vabalt filmida. Aga kell on siis 23 juba ja on aeg
hakata otsi kokku tõmbama. Homsed plaanid on sellised, et hommikul kaua magame ja siis ma olen mingi 8 oleme ikka üleval. Ja siis homme me sõidame siit Pembertoni, mis on 2 tunni kaugusel. Ja seal on mingisugune 62 meetrine puu ja sinna saab ronida ja seal on vaateplatvorm. Ja see homseks ainuke plaan, sest tundub, et sinna ronimisega läheb päris kaua aega, pärast alla tulemisega. Ehk siis see on kindlasti väga väsitav, aga olen selle pärast väga excited, sest et neid pilte, mis ma vaatasin, siis need vaated on seal üli ilusad. No nagu ikka üldse igal pool siin põhja pool ja tegelikult ma usun, et ka lõuna pool, ma lõunas olen käinud vaid korra eelmisel aastal aastavahetusel. Aga jah, et Perth on ikkagi sihuke linn nagu, et seal siukseid vaateid ei saa kogeda ja näha nagu siin, see võimalus sul on. Nii et jah, aga siin on midagi veel rääkida. Aga mul läks juba meelest ära. Järelikult polnud oluline. Aga ühesõnaga, ma tõmban selle vlogi otsad kokku tänaseks ja näeme juba homme. Tšau!